Tere! Täna vaatame siis, kuidas lahendada kordamislehte, mis põhineb kontrolltööl geomeetrilised konstruktsioonid, kolmnurga joonestamine. Et vaatame, mis on need põhilised asjad, mida sa siis teadma peaksid, et kontrolltööd hästi sooritada. Kõigepealt alustame siis koheselt ka pealkirjast, eks ole, mis on siis geomeetrilised konstruktsioonid, kolmnurga joonestamine. Ehk siis geomeetrilised konstruktsioonid olid meil see hindeline töö, mis meil ennem oli, kus oli vaja nurka poolitada ja keskrist sirgeid leida. Ning kolmnurk siis tähendab rohkem siis kolmnurga erinevaid elemente, nurgad ja küljed, eks ole. Ja kolmnurga joonestamine, ehk siis millal saab joonestada, millal mitte, siis tuleb mingitel tingimustel või mingi omaduse põhjal tuleks siis kolmnurka ka osata joonestada. Nii, ja esimene ülesanne kohe on siis, et arvuta joonise põhjal kolmnurga ABC puuduvad nurgad. Esiteks ma juhin tähelepanu sellele, et mul oli siin C puudu, nurk C, ja nüüd ma vaatan, et siin on ka, nurk A on ka puudu. Et need, kui sul enda lehe peal ei ole, siis palun kirjuta need, ju siis trükkimise käigus läks meelest. Aga kohe alguses peale vaatame siis esimest kolmnurka, mis on see sinine siin, ABC, kus on meil antud siis kaks nurka, 50 ja 30 kraadi ja kuidas me peaksime leidma siis kolmanda. Siin võib-olla sa juba tead, et koheselt, mis tuleks meelde jätta, on siis see, et kolmnurga kõikide nurkade summa on kokku alati 180 kraadi. Et võime selle kirjutada ka siia, et kolmnurga kõikide nurkade summa on alati 180 kraadi. Et see on lihtsalt siuke väike meeldetuletus siin. Ja nüüd, kuidas me siis loogiliselt saaksime leida selle küsimärgi all oleva nurga B? Et kõige lihtsam on võtta siis 180 kraadist, lahutada nurkade A ja C summa, ehk siis 50 pluss 30. Ja võrduma panna, ja siis 180 ära võtta 80 kraadi, mis siis võrdub kokku 100 kraadiga. Et kontrolltöös mina eelistaksin rohkem seda viimast kirjapilti on ju, et selles mõttes, et kui see sind aitab, siis võid panna ka niimoodi kirja, et sulgude sees on, aga ma arvan, et sellised lihtsad arvutused nagu 50 pluss 30, et neid sa oskad ikka peast ka teha, et neid siis nagu otseselt välja kirjutama ei pea, et piisabki sellest, kui sa kirjutad mulle 180 kraadi, miinus 80 võrdub siis 100. Nii, nurk B on teada, liigume edasi järgmise kolmnurga juurde. Järgmisel kolmnurgal sa näed kohe kaks asja ära. Esimene on see, et siin on meil täisnurk ja täisnurk võrdub meil 90 kraadiga. Järelikult B on juba 90 kraadi on ju. Ja nüüd nurka A-d on ka lihtne leida, sellepärast, et me teame, mis nurgad need on. Need on meil tippnurgad. Ja need tippnurgad on alati võrdsed. On ju? Ehk siis, kui meil on näidatud, et see osa tippnurgast on 45 kraadi, siis ka nurk A on 45 kraadi, on ju? Ehk siis seda me võime kohe välja kirjutada, et nurk A võrdub 45 kraadi. Nii, ja nüüd kuidas siis leida nurka C-d, kui sa tead nurka A-d ja nurka B-d, täpselt samamoodi nagu ka eelmises kolmnurgas, ehk siis nüüd me teeme selle ilma sulgudeta variandi, ehk siis 180-st lahutad ära 45 pluss 90, mis sa saad siis 135 ja vastus ongi 45 kraadi. Ehk siis nurk C on meil ka 45 kraadi.
Nüüd järgmiseks on meil siis selline roheline kolmnurk ja siin on samuti 2 nurka puudu, üks on olemas, aga selle ühe puuduva nurga puhul on meil olemas selline nurga omadus nagu kõrvunurk ja me teame, et kõrvunurkade summa on 180 kraadi, on ju. Et seda me ka teame, järelikult kui meil on siin 75 kraadi, siis meil tuleks ära võtta 180-75 kraadi, et leida nurka B-d. Ja nii me kirjutamegi, et 180 miinus 75 võrdub 105 kraadi. Ja täpselt samamoodi nagu ka eelmiste kolmnurkade puhul, et leida kahe nurga abil kolmas külg, tuleb siis need omavahel kokku liita ja lahutada 180 ehk siis 180. Ja nüüd võid peast ära arvutada, palju on 105 pluss 25, on ju, saad siis 130 ja näed, et nurk A on 50 kraadi. Ja tegelikult ega siin rohkem midagi raskemat ei ole. Lihtsalt tuleb jätta meelde 3 sellist põhilist omadust, mille abil siis leida puuduvaid nurki, ehk siis esiteks, et kõik nurgad kokku on alati 180 kraadi kolmnurgas, siis tippnurgad on võrdsed ja kõrvunurkade summa on siis 180 kraadi. On ju? Nii, liigume edasi ülesande 2 juurde, kus on öeldud, et arvuta puuduv suurus. Ehk siis sul on kas antud kõik 3 külge ja sul on vaja leida ümbermõõt või siis sul on antud ümbermõõt ja 2 külge ning on vaja leida 3. Ja selle ülesande puhul on valem, mida sa teadma pead, on siis ümbermõõdu valem. Ja tavaline ümbermõõdu valem kirjutatakse nii, et P võrdub A pluss B pluss C, on ju. Et need on siis kõik küljed, kuna meil on hetkel tähistatud küljed nii-öelda lõikudena ehk siis 2 otspunktiga, siis me saame seda kõike oma ülesandele vastavalt kohendada. Ehk siis ma saan siia asemele kirjutada, et näiteks esimese puhul, et P võrdub AB pluss BC pluss AC. Siis sa võtad ikkagi kõik küljed, on ju, A-st B-ni, B-st C-ni ja A-st C-ni ja liidad kõik kokku. Ja ega rohkem ei olegi midagi ja nüüd tuleb lihtsalt arvutama asuda. Et kindlasti tuleb panna ette otsitava suuruse tähis. Et kuna praegu meil on siis ümbermõõtu otsitud, siis me paneme P, et järgmistes kolmnurkades on meil vaja külgi, siis me paneme need küljetähised sinna. Ja praegu siis sa näed, et esiteks kõik on meil sentimeetrites, nii et teisendama midagi õnneks ei pea. Nüüd sa näed ka seda, et meil on siin üks kümnendmurd, üks täisarv ja üks harilik murd ja kõige lihtsam praeguses olukorras oleks siis see harilik murd teisendada siis kümnendmurruks. Ehk siis kuna sa tead, et 1/2 on ju pool ehk 0,5, siis siit järeldub, et 3 1/2 on siis ju 3,5. On ju? Et kui see on nüüd ära teisendatud ilusti, siis paned kirja järgnevalt, et 3,5 pluss 4,7 ja pluss 5 võrdub. Ja nüüd arvutad ära ja see võrdub 13,2 sentimeetrit. On ju? Ja siis paned ka vastusesse selle kirja, et P võrdub 13,2 sentimeetrit. Nii, liigume siis edasi sinise kolmnurga juurde, kus siis on antud 2 külge ja ümbermõõt ning tuleb leida siis 3. külg.
sellise ülesande puhul sa peaksid siis loogiliselt järeldama, et kui sul on antud juba ümbermõõt, siis 3. külje leidmiseks sa lahutad ümbermõõdust 2 antud külje summa. Ehk siis valemina võiks ta näha siis välja selline, et KL võrdub P miinus LM pluss MK. On ju? Et need on need kaks külge, mis on antud ja siis on ka ümbermõõt, et siis nii-öelda kõik olemasolevad asjad on peale võrdusmärki. Ja nüüd tuleb lihtsalt tasemele panna oma valemisse nii-öelda. Ehk siis KL võrdub, P on meil 21,1 sentimeetrit ja miinus. Muidugi selle sulu osa sa võid ka peast arvutada, ei pea kirjutama välja otseselt. Me võime selle kohe praegu peast teha. 9,2 pluss 3,4 detsimeetrit on siis 12,6 detsimeetrit. Ja lahutan ära, saan, et see on 8,5 detsimeetrit. Ja siis panen ka vastuse kirja, et 8,5 detsimeetrit. Nii, ja viimane ülesanne on täpselt sarnane siis ka sellele ülesandele, mis me just tegime. Ehk siis sul on antud jällegi 2 külge, on ju, ja sul on antud ka ümbermõõt ja kõik meil on praegult millimeetrites, nii et jällegi teisendama midagi ei pea, aga kontrolltöös palun ole hästi tähelepanelik, et võib-olla mõned suurused on sul sentimeetrites, mõned on detsimeetrites, et siis tuleb kindlasti valida endale üks kindel ühik, nagu kuhu sa siis selle teisendad, et kui sul on näiteks antud siin näiteks sentimeetrites on ju ja siin on detsimeetrites, et siis sa ise saad valida, et kas sa tahad teisendada kõik ühikud detsimeetriteks või kõik ühikud sentimeetriteks. Et siis sa pead kindlasti jälgima, et sul oleksid kõik ühikud samad. Nii, aga alustame jällegi siis valemi nii-öelda konstrueerimisest, ehk siis kui sa vaatad nüüd seda sama valemit, mis me eelmine kord tegime, siis meil oli ka, et alguses enne võrdusmärki on meil siis see otsitav suurus, hetkel on meil see OQ, ehk siis OQ võrdub ja nüüd me võtame ümbermõõdust ära 2 külje summa, ehk siis meil on praegu OP pluss PQ. See on meie valem, millega me siis hakkame edasi tegelema ja nüüd asendame lihtsalt need vastavad arvud. Ehk siis ikkagi OQ-d me ei tea veel, OQ jääb ikka samaks ja võrdub. Nüüd P-d sa ju tead, sul on 123 millimeetrit ja lahutad sellest OP pluss PQ, mis on siis 24 pluss 69 ja see on siis 93, on ju, ja lahutad ära, saad, et vastus on 30 millimeetrit ja paned kirja 30 millimeetrit. Et umbes selline kirjapilt peaks olema ka sinu kontrolltöös esindatud, kus sa siis paned endale kirja valemi ja arvutuse, valemi, arvutuse, valemi ja arvutuse. Ja selles mõttes, et mingid arvutused sa võid ikkagi peast teha, et kui sul siin selle teise ja kolmanda kolmnurga puhul need 2 külje summa sa võid ju peast teha, et seda sa ei pea otseselt välja kirjutama või siis sa võid selle sodipaberil teha, et peaasi, et sul lihtsalt lõpus see õige vastus siin oleks. Selles lõpparvutuses, on ju. Et jälgime siis, kuidas siis vormistada korrektselt, on ju, ja kuidas siis midagi leida. Nii, ja nüüd lähme edasi 3. ülesandega, kus sul on öeldud, et otsusta ette antud andmete põhjal, millist kolmnurka ei saa joonestada. Ja siin on ka põhjenda. Ja kui sina ei põhjenda, siis see punkti sa ei saa, sest et põhjendus on ikkagi üks osa ülesande kirjeldusest, mida tuleb siis teha, on ju. Nii, ja vaatame.
millist kolmnurka siis joonestada ei saa. Meil on siin olemas kolmnurga küljed, esiteks, mis on 3 detsimeetrit, 5 sentimeetrit ja 9,8 sentimeetrit. Ja meie peame siis teadma, et kolmnurka saab joonestada ainult siis, kui 2 lühema külje summa on kolmandast küljest suurem. Mitte võrdne ega väiksem, vaid suurem. Ja nüüd sa esimese asjana kohe märkad, et sul on detsimeeter ja sul on sentimeeter. Ehk siis tuleks ikkagi otsustada, kas sa teed kõik detsimeetriteks või sa teed kõik sentimeetriteks. Ja praegu mina otsustan, et kuna meil on rohkem sentimeetreid, siis ma teen selle 3 detsimeetrit, teisendan sentimeetriteks, mis on siis 30 sentimeetrit. Nii, ja nüüd ma hakkan siis järjest vaatama, et kui ma nüüd liidan 2 lühemat külge kokku, milleks on siis 5 sentimeetrit ja 9,8 sentimeetrit, kui ma nüüd kokku liidan, siis kas see on suurem kui 30 sentimeetrit. Et 9 pluss 5 on 14 ja 14,8 ei ole suurem kui 30 sentimeetrit. Järelikult seda kolmnurka joonestada ei saa. Vaatame edasi. Kolmnurga nurgad on 45 kraadi, 45 kraadi ja 90 kraadi. Siin tuleb siis meeles pidada seda, et kolmnurka saab joonestada ainult siis, kui kõikide nurkade summa on 180 kraadi. See oli seal esimeses ülesandes ka vajalik teadmine. Ehk siis kõik 3 nurka peavad olema siis 180 kraadi kokku. Ja kolmnurga nurgad on 45, 45, 90, ehk siis meil on tegemist ju täisnurkse kolmnurgaga, kus meil on 2 teravnurka ka veel sees. Ja 45 plus 45 on meil 90 ja 90 plus 90 on 180. Järelikult seda kolmnurka on võimalik joonestada. Vaatame siis kolmandat punkti, kus meil on antud siis 2 nurka, 110 ja 90 kraadi. Ja see käib siis sama põhimõtte järgi nagu ka eelmine, et kolmnurga kõik nurgad kokku peaksid olema siis 180 kraadi. Ja kui sa nüüd liidad 110 ja 90 kokku, siis sa juba näed, et tegelikult see ületab 180 kraadi margi, mis on siis vajalik selleks, et kolmnurka saaks üldse joonestada. Järelikult selle koha pealt me võime kohe öelda, et kolmnurka ei saa joonestada, kui 2 külge on juba suuremad kui 180 kraadi. Okei, ja nüüd on mul siis kolmnurga küljed 4. punktis 35 mm, 17 mm ja 5 cm. Jällegi näed, et sul on ühikud on erinevad, sul on 2 mm ühikut ja 1 sentimeetri oma, siis sa saad ise valida, kas sa teisendad kõik sentimeetriteks või kõik millimeetriteks. Mina hetkel mõtlen, et teisendan kõik sentimeetriteks, siis 35 mm on 3,5 sentimeetrit ja 17 mm on 1,7 sentimeetrit. Ja nüüd külgede pikkuste puhul me pidime siis arvutama välja 2 väiksema külje summa ja vaatama, kas see on siis suurem kui 3. külg. Praegu siis 3,5 sentimeetrit ja 1,7 sentimeetrit on siis kõige väiksemad küljed, ehk siis kui ma neid kokku liidan, siis kas see ületab 5 sentimeetrit. Vaatan, et 3,5 pluss 1,7 on täpselt 5,2 ja kuna see on 2 millimeetrit suurem, siis seda kolmnurka on võimalik joonestada. Nii, ja nüüd, kui sa oled välja filtreerinud endale, milliseid kolmnurki on võimalik joonestada ja milliseid mitte, siis tuleb ka kirjutada vastus koos oma põhjendusega. Ehk siis kirjutame ära, et esimest kolmnurka ei ole võimalik joonestada, sest. Ja nüüd tule tagasi siia, mõtle, miks ei saanud joonestada. Sellepärast, et 2 lühema külje summa ei ole suurem kolmandast küljest. Nii, ja kuna meil oli 2,
sellist kolmnurka, mida joonestada ei saa, siis tuleb ka selle põhjendus kirjutada endale välja. Ehk siis 3. oli ka meil see, mida ei saanud joonestada, järelikult kirjutadki, et 3. kolmnurka ei ole võimalik joonestada, sest nii, mina saan teha sellise väikse triki, et 3. kolmnurka ei ole võimalik joonestada, sest 2 nurga summa ületab 180 kraadi. On ju, et kui sa liidad kokku 110 ja 90, siis see on 200 kraadi, aga meie saame kolmnurka joonestada ainult siis, kui kõik 3 külge on 180 kraadi. On ju. Nii, ja see on siis see viis, kuidas vormistada ja kuidas siis sellist ülesannet lahendada. Nii, liigume edasi järgmise ülesande juurde, ülesanne 4, kus sul on jällegi öeldud, et joonesta kolmnurk STU, mille nurk on 60 kraadi ja selle lähisküljed on 3 sentimeetrit ja 5 sentimeetrit. Ehk siis sul on praegult vaja joonestada kolmnurk KNK tunnuse järgi, on ju, sest meil on olemas 1 nurk ja 2 külge. Ja kuidas selline joonestamine käis, oli siis see, et sa esiteks võtad enda joonlaua ja joonestad endale 1 külje. Ise valid, kas sa tahad joonestada alguses 3 sentimeetrit või 5 sentimeetrit. Et mina soovitan alustada kõige pikemast küljest tavaliselt, aga tegelikult ega see midagi väga ei muuda. Nii, paned oma joonlaua paika ja joonestad ära 5 sentimeetrit. Ja siis märgid ka ära, mis punkt siin on, ehk siis S on siin näiteks ja T on siin. On ju, sul on olemas lõik, mis on 5 sentimeetrit pikk ja otspunktid on tähistatud. Nii, ja nüüd sul on öeldud, et nurk 2 külje vahel peaks olema 60 kraadi. Ehk siis sa võid selle nii-öelda natukene ka eeskujuks võtta, et mis järjestuses tuleks neid asju kõiki joonestada. Ehk siis sul on külg, nurk, külg. Külg on joonestatud, nüüd tuleb joonestada nurk. Ja selleks sa võtad oma malli ja paned selle malli otspunkti, ise valid tegelikult, kuhu poole sa tahaksid seda nurka tekitada, et kas sa tahad siia tekitada või sa tahad siia tekitada. Et mina praegu otsustan, et ma tahan punktist S alustada, siis ma võtan, minul malli ei ole siin muidugi, mina saan ainult oma joonlauaga nii palju teha, kui see üldse lubab, aga sina võtad oma malli, paned selle ühte otspunkti, leiad siis, oletame, et sa panid ka S-punkti oma malli, siis paned selle keskpunkti sinna peale ja vaatad, et su see mall oleks otse ka, sellepärast, et mõnedel mallidel on selline, seal on sellised väiksed kriipsukesed. Ja siis sa pead vaatama, et see kriipsukene ühtiks sinu tehtud joonega. On ju? Et siis sa tead, et sinu mall on täiesti otse. Ja siis sa otsid väiksema skaala pealt, sest väiksem skaala on see, kus sinu üks haaradest siis läbib 0 punkti, on ju, siis sina otsid sealt väiksema skaala pealt üles 60 kraadi ja paned sinna täpikese. Nii, kuna minul ei ole malli, siis mina saan lihtsalt oma joonlauda niimoodi keerata, kuniks mul tuleb 60 kraadi. Ja siis ma teen ka nii-öelda täpikese kuskile, on ju. Ja siis ma saan kohe tõmmata ka läbi selle täpi ühe kiire. On ju? Nii. Ehk siis siin on minul nüüd 60 kraadi. Nii. Ja see oli meil 5 sentimeetrit. Sul on olemas nüüd 60 kraadi ja 5 sentimeetrit ja puud on sul siis 3 sentimeetrit. Ja 3 sentimeetrit sa võtad nüüd sellest sama kiire pealt, mis sa just ennem joonestasid. Sellepärast, et kuna sa teed seda ülesannet KNK tunnuse järgi, siis see nurk peab olema 2 külje vahel. On ju? Ja praegu meil see nurk ongi siin 2 külje vahel.
see külg on meil juba 5 sentimeetrit, nii et siia enam 3 sentimeetrit kuskile panna ei saa. Järelikult ma pean ära mõõtma siit 3 sentimeetrit. Kõige lihtsam on seda ka teha jällegi näiteks sirkliga või joonlauaga, et mõõdad ära 3 sentimeetrit. Nii, mõõdame ära 3 sentimeetrit. Ma panen mingi teist värvi täpikese siia. On ja, et siis sa tead, et 3 sentimeetrit on siin. Võid ka teha sirkliga, et paned sirkli teraviku siia punkti S, võtad endale 3 sentimeetrit sirkli haarade vahele ja siis teed kaarekese. On ju? Ehk siis minul sirklit siin rakenduses ei ole, aga ma saan kaarekese joonestada ikkagi. Nii. Ja nüüd selle kaarekese ja sinu kiire lõikumispunkt on ju siin. See on sinu kolmnurga STU viimaseks otspunktiks. Ja nüüd sa lihtsalt teed endale kolmnurga kokku. Võtad siit sellest punktist kuni punktini T, teed ühe lõigu. Ja märgid ära, et see on sinu U. Nii. Ja nüüd kontrollid veel üle, kas sul on 2 külge ja nende vaheline nurk olemas. Nii, ja võid peale ka kirjutada näiteks, et see oli meil 3 sentimeetrit. Nii, ja nüüd on sul siin 2 alaülesannet, kus sul on öeldud, et poolita kolmnurga nurk T sirkli ja joonlaua abil. Ehk siis sinu nurk T on praegu siin, see on nurk T, on ju. Ja nüüd see tuleb poolitada sirkli ja joonlaua abil. See ongi see osa nendest geomeetrilistest konstruktsioonidest. Ja jällegi sirklit mul siin ei ole, nii et ma otseselt nagu näidata täpselt ei saa, aga ma saan sulle seletada, et kuidas seda teha. Ehk siis võtad mingisuguse vahemiku enda sirklihaarade vahele. Vahet ei ole kui suure. Peaasi, et ta ei ole nagu suurem sellest kolmnurgast, et ta võiks ikka siuke normaalne olla. Ja paned teraviku punkti T ja selle sirkliga teed endale siis sellise kaarekese siia. Ja nüüd sa sirklihaarasid ei muuda ja paned teraviku siia punkti näiteks ja teed ühele poole kaare. Siis paned teraviku teisele poole ja teed talle vastu kaare. On ju, et sul peab selline nagu X-ikene tekkima sinna. Et jällegi mina täpselt ei tea, kuhu see X-ike peaks tekkima, aga ma võin proovida suvakalt panna kuidagi. Aga selline nagu X-i moodi moodustis peab sinna tekkima ja siis sa saad selle lõikumispunkti ühendada tipuga T ja siis tõmbad selle nii-öelda pikalt välja, ehk siis ma võtan praegu joonlaua, panen siia läbi selle lõikumiskoha ja punktist T. On ju? Et ilmselgelt minu joonis ei ole hetkel kõige parem, sest ma ei saanud seda täpselt teha sirkliga, on ju, mul ei ole lihtsalt sirklit, aga sinul peab siuke hästi täpne joonis tulema. Et nurka teed siis poolitada. Nii, ja siis see kiir, mis sa nüüd joonestasid läbi, mis algab siis tipust T ja läheb läbi selle X-kujulise moodustise, et see ongi sinu nurga poolitaja nüüd. Võin siia isegi noole juurde panna ja kirjutada, et see on nurga poolitaja. Nii, ülesanne 1, alaülesanne 1 on tehtud. Nüüd ülesanne 2. Mõõda kolmnurga tipu S kaugus nurga poolitajast. Nii, me just vaatasime, et nurga poolitaja oligi siis see kiir, mis algas tipust T. Ja nüüd sinu tipp S on siin ja nurga poolitaja on siin on ju kuskil. Järelikult sina pead mõõtma selle vahemiku siin. Et kui kaugel on S nurga poolitajast. On ju. Võtad oma joonlaua lihtsalt ja mõõdad ära. Nii, mis ta siit tuleb? No minul on praegu 1,7. Aga kui sa tegid joonise õigesti,
sest mina ei saanud joonist õigesti teha, siis tegelikult peaks olema 1,5 seal. Praegu nihutan oma asju siin, sest minul ei olnud praegu täpseid vahendeid millega seda teha, aga õnneks saan mina oma paberi peal siin asju nihutada niimoodi, et oleks õige. Ja nüüd, kui sa ära mõõtsid, siis ikkagi S-ist nurgapoolitajani peab olema 1,5 sentimeetrit. Järelikult saad panna kirja vastuse, et tipu S kaugus nurgapoolitajast on 1,5 sentimeetrit. Ehk siis, kui sina tegid õigesti seda kõike, kui sa joonestasid õigesti, kui su sirkli vahe ei muutunud vahepeal, siis pidi tulema nii, et see osa siin on 1,5 sentimeetrit. Nii, ja sellega on siis ülesanne 4 ka tehtud. Et lihtsalt tuletan meelde, et see ei ole ainukene viis, kuidas sa peaksid oskama kolmnurka joonestada. Et see on üks nendest. Praegult oli sul siin 2 külge ja 1 nurk, aga võib-olla on kontrolltöös sul selline, kus sul on 2 nurka ja 1 külg hoopis. Või sul on kõik 3 külge. Ehk siis sa pead ikkagi teadma, kuidas eri viisidel kolmnurka joonestada, on ju. Et selle sa saad enda lõpikust järgi vaadata. Nii, aga lähme siis 5. ülesande juurde, kus sul on öeldud, et joonisel on 2 puud ja täpselt nende vahele tahab siis Maia paigutada uue lillepoti S. Ja nüüd ülesandeks on siis joonestada lõigule AB keskrist sirge ja siis määrata lillepoti asukoht, kirjutades S õigele kohale. Sul on olemas 2 puud, sul on olemas 2 punkti A ja B. Ja kõige esimene asi on see, et sa teed neile siis, kuna tegemist on keskrist sirgega, siis sul oleks vaja lõiku, on ju. Nii, teed endale lõigu A-st B-ni. Paned joonlaua niimoodi ilusti ja tõmbad joone A-st B-ni. Nii. Nüüd, kuidas teha keskrist sirget sirkli ja joonlauaga, on siis nii, et sa võtad omale sirkli, paned teraviku näiteks punkti B ja võtad sirkli haarade vahele natukene suurema vahe kui pool sellest lõigust. Ehk siis umbes kuskile siiamaani võid näiteks võtta, on ju. Ja tõmbad kaare. Mäletad? On ju, tuleb tõmmata kaar. Nii. Ja siis sa teed täpselt sama asja teisele poole, ehk siis sa jällegi sirkli haarade vahet enam ei muuda ja paned nüüd tippu punkti A ja tõmbad vastu ühe kaare. On ju? Ja nüüd need kaarede lõikumiskohad ongi sinu juhisteks, kuhu siis paigutada see keskrist sirge, ehk siis sa tõmbad läbi nende 2 lõikepunkti, tõmbad siis sirge. On ju? Ja siis paned paika punkti S asukoha. Sul on öeldud, et kirjuta punkt S õigele kohale. Ja punkt S siis peakski paiknema täpselt siin, kus on sinu sirge ja lõigu AB ristumiskoht. Ehk siis sinna kirjutadki punkt S. Ja sa saad joonlauaga muidugi üle kontrollida, et S-ist B-ni ja A-st S-ini oleks sama pikk maa. Praegult mul on siin AB peaks olema 5,5 sentimeetrit, ehk siis A-st S-ini peaks olema 2,75 ja S-ist B-ni peaks täpselt samamoodi olema 2,75. Kui nii on, siis super. Ja rohkem sul hetkel ei ole öeldud midagi muud teha. Kui sul selline joonis on olemas, väga hästi, ülesanne on täidetud. Nii, ja nüüd lähme edasi viimase ülesande juurde, kus sul on vaja otsustada, millised nendest tähtest on telgsümmeetrilised. Ja siis samuti tuleb joonestada neile ka sümmeetria telg. Ehk siis
sa pead vaatama, milliseid kolmnurki sa saad niimoodi sirgega poolitada, et kokku murdes mõlemad pooled ühtiksid. Kui sa nüüd peale vaatad, siis tegelikult saab ainult kahte tähte niimoodi poolitada. Selleks on siis M ja O, on ju. L-i me ei saa poolitada, mitte kuidagi pidi. Ei saa poolitada teda ei ülevalt alla ega ka põiki. N-i täpselt samamoodi ei saa ja P-d ka mitte. Aga M-i saab näiteks ülevalt alla, on ju. Kui ma poolitan ta ülevalt alla, siis automaatselt ma saan kontrollida endal näiteks joonlauaga, et kas see punkt on sama kaugel kui see punkt ja see punkt sellest ja nii edasi, on ju. Selles mõttes, et punktid peavad olema siis teljest sama kaugel. Aga M-ile saab joonestada ainult ühe sümmeetria telje, on ju. Sest et kui ma niipidi nüüd joonestaksin talle, siis tegelikult need punktid siin ei kattu oma vahel. Nii et tuleb väga hoolikas olla sellega. Ja siis on ka meil O ja O-le saab väga mitu sümmeetria telge joonestada, sest et O on selline sümmeetriliselt perfektne kujund, et vahet ei ole, kui ta pidi ma ta nii-öelda telgsümmeetriliselt poolitan, siis ikkagi punktid langevad üksteise peale, ehk siis ma võin ta niimoodi pooleks teha näiteks ja ikkagi kokku murdes see osa kattub siis selle osaga siin. Siin on praegu öeldud, et joonesta ainult sümmeetria telg ainsuses on öeldud. Aga kui sul on öeldud näiteks, et joonesta kõik sümmeetria teljed, siis ongi see, et sa pead joonestama nii mitu sümmeetria telge, mitu korda sa saad nii-öelda nagu pooleks murda nii, et kõik punktid kattuksid. Nii. Ja sellega saigi meie siis kordamisleht läbi. Ma loodan, et sellest lahendamisest oli sulle kasu ja sellest seletamisest ja ma loodan ka, et see ei olnud lihtsalt vastuste maha kirjutamine, vaid sa ikkagi mõtlesid kaasa või siis kasutasid seda kui kontrollimismeetodit. Et nii jäävad ju sulle endale asjad palju paremini meelde. Ja see ongi kõik ja kohtume teisipäeval.